Tere! Tervitan teid Humala kalabaasi kõige ägedama Põhjaõnge paadi pardalt, sellepärast, et sellest püütakse päris palju angerjaid, sellest püütakse päris palju igasuguseid muid kalu ja sellega on üldse ilgelt äge nagu püüda. Aga selle video mõte on see, et sellega küll püütakse hulga angerjaid aastas välja, aga päris paljud ei tea, kuidas angerjaga ümber käia, kuidas teda puhastada või siis käidelda. Ja siis põhimõtteliselt esimene asi, mis oleks angerja püügil oluline ja mõistlik, on kummist kahv. Ehk et kahvavõrk võiks olla kummeeritud. Esiteks siia ei jää kinni konks nii hästi, angerjas tohutult raputab, siputab, keerab kõik asjad sassi. Teiseks võrk on niisugune libe, osa limast angerjas jätab siia võrku, on lihtsam puhastada, tavalisest võrgust on hästi raske seda lima kätte saada või siis kui augud on liiga suured, siis angerjas paneb lihtsalt tagurpidi läbi võrgu ja sulle jääb lihtsalt üks limane auk, mis on nagu katki. Jah, kahvast. Siis teine asi, mis oleks tarvis, on see, et angerjat on päris raske mõõta, kuna ta vingerdab, ta on libe ja ilma teda nagu kahjustamata on teda üldse väga raske mõõta. Ja selle jaoks, et seda saaks paremini teha, siis tasub paati võtta üks käterätik. Ja kui sul on angerjas kahvas, siis sa võtadki kahvast, võtad niimoodi, et rätiku paned pihku, angerjas läheb siia peadpidi sisse, siis see hoiab nagu kinni, lima ei pääse libistama. Ja siis sa saad niimoodi, et mässid ta rätiku sisse ja siis on sul võimalik teda nagu mõõta, et kas ta nüüd on mõõdus või ei ole. Et kui ta on alla mõõdu, tuleks tagasi lasta ja kui on mõõdus, siis tasuks võtta selline tünn, kus sees siis angerjad saavad siis ringi rallitada, sest et nad muidu igalt poolt panevad leekima, kust nad aga saavad. Nad on väga osavad põgenejad. Ja teine asi on see, et kui nüüd angerjas kätte saada ja seda hakata töötlema, siis on mõistlik ta kõigepealt ära tappa, et ta ei piinleks. Ehk et üldisel juhul on hästi lihtne see, et torgata siis talle põhimõtteliselt noaga pähe, lõigata tal see selgroog läbi ja siis nüüd kui panna ta siis sellisesse tünni, siis tünni panna sisse omakorda jämesool sinna tünni põhja, sellepärast et siis see angerjas, kes on juba noaga surmatud, kuni ta veel siputab, siis ta siputab, nüüd ongi, et kui panna selle ümmarguse ämbri põhja, panna soola, siis ta siputab ennast seal soola sees ja siis, kui ta seal lõpuks on ära surnud või nagu täitsa surnud, et enam ei siputa, siis näiteks kui öösel püüad angerjat, nagu ikka angerjat öösel püütakse, siis päevasel ajal, näiteks hommikul, on see lima juba piisavalt lahti tulnud ja siis on lihtsam teda puhastada. Ja angerja puhastamine limast käib niimoodi, et näiteks võtad soola, näed, kui sul on käed kuivad, külge ei jää. Aga võtad soola, paned selle kuskile, teed käe märjaks. Nüüd, kui sa paned käe siia soola sisse, siis jääb sool käte külge. Ja nüüd omakorda, kui võtta siis angerjas, võtame siis angerja, täna öösel püütud. See on nüüd väiksem, võtan suurem, on ägedam. Nii. Et kui nüüd võtta angerjas, kellel, sellel on mul juba lima ära võetud, aga põhimõtteliselt on nii, et nüüd kui sa võtad siit selle soolase käega, võtad angerjast kinni, siis angerjas enam ei liigu sul. Ja siis ongi see, et siis hakkad järjest, võtad käed soolaseks ja siis, kui sa niimoodi tõmbad, siit enam ei tule lima, aga muidu tuleb, siis tõmbadki niimoodi mööda angerjat ja sulle jääb ilusti lima, jääb sinna soola külge. Siis selle saad siit ilusti vette raputada, käe ära loputada, võtad uue soola ja teed jälle, seni kaua, kuni enam lima ei ole. Ja niimoodi on võimalik teda hakata siis puhastama, sest et angerjas on niisugune hästi väikese soomusega, mis on väga kõvasti kinni. Ja siis, kui hakata teda puhastama,
ma ei ole päris kindel, kas siit on näha, aga tal on selline sakiline või niisugune struktuur, need väiksed nagu parketimuster või see, need on kõik soomused ja need on hästi väiksed, ma pärast näitan ka, millised need on ja kuidas neid kätte saada. Nii, selleks, et oleks angerjat maru hea puhastada, on mul siin paadis selline vanaaegne puust mõla, mis on tegelikult jumalast hea angerja puhastamise vahend. Ja siis angerja puhastamine käib niiviisi, et võtan noa, teritan noa ilusti ära, sellepärast, et see angerjas nüritab seda nuga nagu kole hästi. Ja siis kõige mugavam on niimoodi, et nüüd ma võtan selle limast puhastatud angerja ja hakkan, ma loodan, et nüüd see kaamerat väga ei nühi, ma hakkan siit saba poolt pihta, sellepärast, et siis tuleb lihtsamalt ära. Hoian siit saba otsast kinni, panen noa risti ja hakkan tasakesi ülespoole liikuma. Näe. Ja siis tekib noa peale koos selle järgi jäänud limaga selline kiht, neid väikseid mini soomuseid. Ja siis on kõige lihtsam see, tõmbad nad siit maha, paned vette ja on jälle nuga puhas. Ja siis muudkui lähed niiviisi. Ja teine asi, mis tasub tähele panna, on see, et kui näiteks angerjas on sul olnud, püüad öö otsa angerjat, magad rahulikult välja, siin paadis on see eriti mõnus. Lihtsalt korjad õnged välja, kerid magama ja hommikuks on, kui ärkad, siis on angerjad juba puhastus valmis. Tuleb niisugune hunnik pudi, selle korjad ära ja siis sisuliselt ma vahepeal panen kinni, aga siit hakkavad niisugused pisikesed soomused ära tulema ja jääb järele, näete, selline parketimustriga soomusteta pind ja see mõjub maitseomadustele nagu ülikõvasti, et kui sa tahad näiteks teda suitsetada, siis need soomuste äravõtmine annab niisuguse hästi mõnusa, kui ta on see suitsetatud nahk, siis ta on ilma soomusteta, on ta nagu palju paremini söödav, on hästi maitsev, niisugune mõnus nagu snäkk. Nii, ma puhastan selle ära ja siis ma näitan, kuidas seda lahti lõigata ja kuidas saada mingid asjad siit seest kätte, sest et väga paljud ei teagi, et kus on, mis siin siis on. Ja siis üks asi veel, et kui on näiteks angerjas, juhul kui nüüd siis on ära kuivanud, ehk et ta on sul seal tünnis soolaga ja siis ta on natukene ära kuivanud, siis kuiva angerja seljast tuleb soomust palju raskemini maha. Siis tasub teha niimoodi, et tuleb angerjas jälle märjaks teha, natukene lasta tal märg olla ja siis hakkab see soomus juba palju paremini uuesti maha tulema. Et muidu kui sa kuiva hakkad nühkima, siis sa nühid lihtsalt naha puruks ja tegelikult on sul tööd rohkem. Võt nii. Ma näitan, kuidas see soomus siit maha tuleb. Noh, mis see siis on nüüd siin? Kas? Nii, nüüd on üks angerjas on puhastatud. Nüüd ma näitan, milline on puhastatud versus puhastamata. Ma võtan
lõi see angerjase rets. See on niikuinii limane. Nii. Ma näitan. Siin on siis puhastamata. Tume. Noh, kõhuvalt heledam. Nii. Siin on siis nüüd puhastatud angerjas. Vaadake, kui palju heledam see on. On nagu... Ja siin on võib-olla näha seda... Ma ise kaamerast ei näe. On jah näha. See parketi muster siukene. Et kõik need asjad, mis siin olid soomused. Nii. Ja nüüd ma näitan seda, et kuidas seda kala lahti lõigata. Sest et siin on, tal on lõbused, nagu kõigil teistel kaladel. Ja tal on, ma ei tea, mis selle asja nimetus on, aga igatahes siit tagumikust allpool, umbes 5 sentimeetrit, on tal mingisugused siseorganid veel. Ma ei tea, mis need on. Kindlasti keegi oskab ja võiks siis täiendada, kui ta ise teab. Et siis ma lihtsalt näitan, et kus nad on ja tegelikult nad on niimoodi peidus. Nii. Nii, et siin on tal lõpuse auk on siin. Siin on siuke väikene mulgukene. Nii. Siis ma lõikan ta siit tagant pea otsast. Teiselt poolt. Nii. Liisu, angerja pead tahad süüa? Sööbki. Nii. Nüüd ma ajan siit kõhust noa sisse. Tal on nahk on hästi tugev. Ja nüüd, kui ma jõuan siia selle tagumiku koha juurde, siis ma lükkan selle noa sealt seest. Niimoodi nagu kaugemale edasi tõstan välja. Nii. Ja nüüd on siit seest on näha, et see tagumiku koht oli siin ja selline, näed, siukene 5 sentimeetrit oli veel seda mingit värki siin sees. Ja siis, kui niimoodi pöidlaga suruda, siis on võimalik see siit välja urgitseda. Nii, ühele poole. Siit tuli ära. Ta on väga kõvasti kõhus kinni need asjad. Nii, näed. Ja kui ma siit hakkasin pöidlaga siit tagant otsast tulema, siis tegelikult ma saan suruda enda pöidla vastu selgroogu ja ma saan ilusti siit kõik kätte selle kraami. Kui hakata teiselt poolt tulema, siis millegi pärast, ma ei tea miks, tuleb see asi palju raskemini. Nii. See läheb pähkidele. Ja näed, kui ma niimoodi tegin, siis sapipõis jäi ka terveks. Siin on sapipõis, siin on see teeb kala kibedaks. Ja seda ei ole vaja. Nii. Siit saame veel need kõhunahad kätte. Ja siin on mingisugune asi veel. Nii, käes. Ja angerjas ongi puhastatud. Ja esiteks olekski väga mõistlik see asi paadis ära teha, mitte kodus, sellepärast, et siin on paadis, esiteks on sellepärast, et on mõnus on hommikul ärgata, teha oma hommikusöök, teha hommikukoht, istuda, nautida, siis üle paadi serva on mugav kõik need asjad ära siin teha, vesi on kohe käe pärast ja koju lähed juba puhastatud kalaga. Ja see lisa ongi see, et mitte kohe hommikul ei kiirusta minema, vaid
võtad aega mollutamiseks, naudid jõge, naudid vaadet, naudid värsket õhku. Paadis on siin palju ruumi, et seda teha. Ja niimoodi on külastuselamus ka selles mõttes palju toredam. Ja lähed juba koju, viid juba valmis asja, keegi ei pahanda, et miks sul kalad puhastamata on. Ja juba hakkad kulinaarseid õrgutisi pakkuma. Tahad? Nii, ja nüüd ongi angerjas ilusti puhastatud. Kutsun kõiki põhjaõngega püüdma angerjat. Ma loodan, et sellest angerja puhastamise videost oli inimestele hulga tolku, sest et tegelikult see nagu tõstab seda maitseelamust ka väga hästi, mis angerjast on saada. Siis selline paat suur, see on siis meie kõige popim põhjaõnge paat, kuskile ta ei kõigu, 2 tonni kaalub, õnged paned katuse peale, tuba käib ahjuga soojaks ja toas on lastele mitte rooliv rool, siin on veekann, siia läheb suvel sisse sääsevõrk, siin saab rahulikult magada. Terve see põrand läheb voodiks ja siis ongi see, et saad rahulikult välja magada, ehk et on paat ja majutus 2-in-1, noh majutuseks ei saa nimetada, aga sa saad rahulikult välja magada, ei pea hotelli võtma ja igatahes on see nagu väärtussuhe ja niisugune peidetud pärr. Ja loomulikult, kes ei oska ise püüda angerjat, siis Umala kalabaasis me saame teile anda paadi, iga paadirentija saab soovituse, kuhu selles suurel jõel täpselt püüdma minna, mis kala iganes te tahate püüda. Ja siis ma saan öelda, kas see on mõistlik või ei ole või et kuidas see oleks mõistlik. Ja keda huvitab angerjapüük spetsiifiliselt, siis ma võin edasi anda oma circa 10 aastaga kogunenud teadmiste pagasi igasuguste trikkidega, kuidas kerida, millal mitte kerida, kuhu visata, kuidas kaarti lugeda, et jõe põhjast aru saada, kus see angerjas on. Kuidas ussi otsa panna, noh seda, kuidas puhastada, te juba nägite, aga kui selline huvi on, siis andke mulle teada ja kui ei ole, siis nautige seda, et ostke kuskilt kaluri käest angerjas, tõmmake ise soomus maha ja siis ta maitseb teile hulga paremini. Aga aitäh vaatamast ja ma YouTuberiks ei hakka, seda ei ole vaja karta, aga lihtsalt kui ma tunnen, et mul on mingisugust head väärtust pakkuda, siis ma teen sellise video ja siis loodan, et kõigile meeldib. Davai, tšau!